tere ja jälle oleme meie juures Eesti 200 podcastis. Täna on meil väga huvitav külaline Aleksei Jašin. Tervist! Tere päevast! Mul on hea meel, et ma saan aru, et sa oled praegu Tallinnas üks värskemaid isasid. Vastab tõele. Kuidas läheb selle asjaga? Täna hommikul enne siia jõudnud vaatasin paar mähkut ära, tegin ülikooli kodutööd ja nüüd olen siin sinuga. Väga tore, palju õnne ja loodame, et sinu laps siis ei pea minema üleminekukooli. Selleks hetkeks, kui minu laps kooli läheb, siis kõik koolid on 100% eestikeelsed koolid. Ma tahaks, et mul oleks olnud selline isa, kes oleks saanud mulle 3-kuuselt seda kinnitada. Aga ma olen väga õnnelik, et sa nii ütled. Kuidas tegelikult selle eestikeelsele õppele üleminekuga on hetkel Eestis? Eks oleme ju väga detailselt sinna olukorra sisse vaadanud. Eesti 200 ju juhib üleminekuprotsessi algusest peale nii riigi kui ka Tallinna linnas oleme 1,5 aastat algusest juhtinud ja võib öelda, et läheb keskmiselt hästi. See tähendab seda, et on neid koole, kus on andmete põhiselt võib järeldada, et on tõesti kõik nii, nagu me oleme tahtnud, et kõik õpetajad on ilusasti olemas, kõik õpetavad eesti keeles ja ka õpilaste esimesed tulemused on juba need, mida oleks tahtnud. Siis on need koolid, kes on nii-öelda keskmine ja umbes kolmandik, ma arvan, üleminekukoole jämedalt on seal, kus on nii-öelda väljakutsed. Et on küll terve hulk õpetajaid välja vahetatud, venekeelsed õpetajad, kes keelt ei teadnud piisavalt, on ära läinud või neid on siis suunatud lahkuma ja siis on värvatud sadu uusi õpetajaid tööle, kes on siis karjääripööraja, kes on teise taustaga, kes on pikalt õpetanud, töötanud näiteks Eesti koolis, läheb nüüd üleminekukooli tööle. Aga päeva lõpuks on, et umbes kolmandikes koolides on see väljakutse, et me näeme, et ei ole veel häid tulemusi, aga eks on vaja lihtsalt juhtida, tööd hästi teha, toetada juhte ja õpetajaid ja mida ka Kristina Kallase eestvedamisel riigis ju toimub. Mäletan 91. aastal Rahvarinne lubas eestikeelset haridust ja siis lubas Isamaa eestikeelset haridust ja siis lubasid kõik järjest ja Reformierakond ja kõik. Aga 30 aastat kulus, enne kui siis Eesti 200 võttis härjal, nagu öeldakse, sarvist ja üleminek eestikeelsele haridusele seadustati. Ma alustaks veel oma isiklikust aspektist, et enne veel, kui üleminekuga alustati, mina käisin aasta oli vist 2020, kui läksin täiskohaga õpetajaks, õpetasin venekeelseid lapsi eesti keeles Ida-Virumaal, Sinimäe põhikoolis ja täpselt sel põhjusel, et Eesti 200 veel kuskil esindatud ei olnud ja mina kodanikuna siis otsustasin noore inimesena vastutust võtta, et kui Helmed või Seedrid Toompeal, Isamaa või EKRE rääkisid, kui kõik see tähtis on, tegelikult ise pole mitte midagi teinud, siis mina käisin enda kätt proovimas ja parimat andmas, et seda eesti keelt sinna tuua. Ja siis nüüd, mis puudutab seda üleminekuprotsessi, siis kogu seda täidesaatev moment või juhtimise moment on tõesti riigis Eesti 200 juhtimise ajal on ju tehtud, aga peab tõdema, et see seadus sellisel kujul, see üleminek, oli ju vastu võetud 2022 aasta lõpp enne seda, kui Eesti 200 Riigikokku pääses, ehk siis see, mis kujul seda tehakse, tegelikult ei olnud, või vabandust, see seadus, mis ütleb ette, et ei olnud, keegi ei ole meiega konsulteerinud, küll aga selle seaduse alusel oleme seda ellu viimas ja mul oli au seda Tallinnas siis esimest 1,5 aastat teha. Ja teiseks Tallinnas on ju ka paks rahakott. Omavalitsusel on ju alati võimalus öelda, et me tõstame õpetajatel 100 eurot palka, anname veel pearaha põhiselt, et muukeelsed lapsi eesti keeles õpetada miljonid juurde, mida ka tehti, kui mina olin abilinnapea Tallinnas ja see linnavalitsus kollektiivselt, kus ma olin. Keskerakond on üldiselt nagu veskikivi jalaküljes ujujal. Kogu aeg on tegelikult nad ju tegudes eestikeelsele haridusele ülemineku vastu olnud ja ilmselt on ka täna. Aga mis sinu hinnangul, kuidas venekeelne inimene näiteks Tallinnas, jätame Ida-Viru praegu kõrvale, seda vastu võtab, seda teavet, et nüüd siis lõpuks peabki hakkama nagu muutuma?
No jämedalt see sotsioloogia, mis meil on olemas, jällegi liigitab muukeelsed inimesi umbes 3 grupiks. Et 1/3 muukeelsetest, olgu nad, ma ei tea, hallipassi inimesed või 3. riigi kodanikud või siis ikkagi Eesti kodanikud, aga võib öelda, et nad kõik, mis on seotud Eesti riigiga, nii usaldus institutsioonide vastu kui sellised reformid, mida valitsus teeb, nagu näiteks üleminek, seda võetakse ikka positiivselt vastu. Teine 1/3 on neid, kes on kõhklejad, kellel ei ole tugevat usaldust ei Eesti riigi vastu, aga samal ajal usaldust ka Putini Venemaa suhtes. Ja et see on see grupp tegelikult, kellega on vaja kõige rohkem tööd teha. Sest et neid on võimalik veenda, neid on võimalik muuta ja siis on olemas see 1/3, kes on tõesti, ma ei tea, kust nad on, et tõenäoliselt poole kõrvaga kuulasid või kuulavad mingisugust Vene propagandat, teise kõrvaga kuulavad näiteks seesama Keskerakonna ülemineku skeptiline jutt või mõnda aega tagasi oli konkreetselt ülemineku vastane jutt, et siis kujunebki selline mõttemaailm. Aga kui sind pannakse fakti ette, et reform on, sul on siin õpetaja välja vahetatud, toimub eestikeelne õpe, eks see ju paraku mõjutab ka lapsi. Et kui kodus räägitakse, et üleminek on halb, eestikeelne õpe ei ole hea asi, siis laps ei saa ju kuidagi positiivselt seda vastu võtta. Tegelikult kogu vastutus ongi hetkel nendel koolijuhtidel ja õpetajatel, kes igapäevaselt seda keelt, Eesti kultuuri, Eesti kuidagi nagu ühiskonna teemasid see õpilasteni toovad. Kui empaatiliselt, sõbralikult ja professionaalselt nad suudavad seda teha, nii kujunebki tegelikult nendes lastes nii kõhklevatest peredest kui ka võib-olla kergelt mitte toetavatest peredest. Aga et kui me suudame neid õpetajaid hoida, Ida-Virumaale näiteks juba suudeti tuua, et kas on võimalik hoida, et ma usun, et sealt need edulood aastate jooksul tulevad. Nii et kui Eesti 200 oleks Tallinnas linnavõimu juures, siis oleks selline poliitika teostatav? Kui me tegime eelmises linnavalitsuses ühe põhieelarve ja mitu lisaeelarvet, siis peamine asi, mis me küsisime, oligi raha haridustöötajatele. Ja ma usun, et kui me oleks pannud 2026 aasta eelarvet kokku, siis me oleks põhilise mitte vajadusena, vaid meie eesmärgina just seda välja toonud. Ja ma usun, et oleks ka seda raha leitud, et nüüd lihtsalt Isamaale Keskerakonnale teised prioriteedid, et raha jagati sularahas piltlikult öeldes igale poole laiali, et tasuta lasteaiad, pensionäride igasugu sünnipäevatoetused, see kõik on justkui tore, aga päeva lõpuks, mis on meie eesmärk, eks ole? Meie eesmärk on eestikeelne haridus. Sellest koalitsioonilepingust, mis praeguses linnavalitsuses on, väidetavalt on ikkagi rõhk pandud mingisugusele keeleteaduslikkusele või ma ei teagi, mis fraas see seal on, aga põhimõtteliselt tahetakse nagu venitada protsessi mingisuguse ülemineku. Mida see täpsemalt tähendab? Kuidas nad seda kaardimängu mängivad? Ja kui ma saan õigesti aru, siis tegu on punktiga, kus on kirjas, et umbes arvestatakse õpilase koduse keelega siis, kui määratakse ühte või teise kooli. Mida see praktikas tähendab? Praktikas see tähendab seda, et võib tõlgendada ka nii, et hoitakse venekeelsed või siis muukeelsed, ukrainakeelsed, nii edasi lapsed eestikeelsetest lastest eraldi, mis tegelikult on põhimõtteliselt vale. Õige on see, kui kõik teavad piisaval määral eesti keelt ja kõik õpivad selles mõttes koos kodulähedases heas koolis. Ja hetkel on siis suund võetud, et ikkagi võimalikult hoitakse eraldi. Siin on see negatiivne pool, mis ma juba tõin, ongi see sama võimalik eraldatus ja segregatsioon, mida tuleb tegelikult ülemineku käigus ära likvideerida, sest et see loob ju paralleelühiskonda, et ei ole kontakte ja isegi siis, kui keelt õpitakse, siis ei ole sõpru, eestlasi näiteks venekeelsete lastes on väga halb. Aga nüüd vaadakem, mida arvavad inimesed tänavatel. Mis sa arvad, kas eesti ja vene lapsed peaksid käima koos koolis, nagu praegune reform ette näeb? Ma arvan, et võib-olla oleks lihtsam, kui oleks koos, et siis seguneks
keel võib-olla eesti keelt siis paremini vene lastele ka. Ma arvan küll, sest nagu minu meelest see väga ei muuda midagi, aga ma ei tea, ma nüüd nagu... No, ma ei tea, minu meelest kõik võiksid käia eesti keeles koolis, aga samas, kui sa ei oska eesti keelt, see veits raskem. Noh, tegelikult nad võiksid, aga samas ma arvan, et eesti lapsed nagu ei saa nii kiiresti edasi minna, kui on vene lapsed, kes ei oska veel, eks ju, keelt hästi. Tegelikult nad võiksid, aga ideaalis võiksid, aga tegelikult mitte ilmselt. See ei toimi. Aga loomulikult see on täiesti nõme selline vahe tegemine, sest et üks asi on poliitika Venemaaga, aga teine asi on venelased ja eestlased. Ma ei leia, jah. Ma arvan, et ikka jah, võib-olla lihtsalt see keelebarjäär sellest peaks kuidagi üle saama. Ja mul klassis on ka üks tüdruk, aga meil ei ole mingit probleemi sellega, et ta õpib eesti keelt ja et ei ole mingit nagu diskrimineerimist üksteise vastu, et see on väga okei on. Ma arvan, et nad tegelikult võiksid, aga see saab olla päris raske. Kuidas teie enda kogemus on? No meie oma lapsed käivad praegu eesti keelele üleminevasse kooli ja Kuidas nad hakkama saavad? Te võite ise küsida, just eesti keelega ei ole nii raske, pigem teiste asjadega, nagu õpetajatega suhed ja asju, aga just eesti keele poole pealt kõik on tipp-top, ma ütleks. Kindlasti, sest ise olen nagu venekeelsest perest, aga räägin täiesti eesti keeles. Minu meelest on vaja, et lapsed õpiksid koos, sest nad saavad üksteisele ka keelt õpetada. Конечно, хорошо, что они учатся вместе, только надо их было с садика вместе и с первого класса вместе, и тогда был бы мир, любовь и жвачка. Jah, ma arvan küll, aga see võiks muidugi juba lasteaiast ja niimoodi varem. Aga see jutt, et siis nagu eesti laste õppimine jääb natukene võib-olla aeglasemaks või varju, et oodatakse, et kas see tundub nagu, et on selline tõsi või... See on ka õige, kui tõesti see tase on väga erinev, siis kuskilt see hakkab niimoodi... Just see keele tase? Ja, et see kindlasti mõjutab. Ja ma arvan, et eesti ja vene lapsed võivad küll koos edasi õppida. Tundub, et inimesed tänaval on endise abilinnapea tegevuse ja Eesti 200 tegevusega rahul. No ma arvan, et ongi, et absoluutne enamus Eesti inimesi suhtub sellesse väga positiivselt, et õpe on eesti keeles ja õpe on koos. Et see on hästi väike, et samas needsamad inimesed tänaval on ju öelnud, et võib-olla on see keelebarjäär probleem, et kui on tõesti nii suur taseme erinevus, aga samas et see on see väljakutse, mida on vaja ületada, et kui me alustame lasteaedadest, kui lapsed kasvavad juba selle eestikeelses keskkonnas pikemalt, siis mitte mingil juhul ei tohi neid eraldi hoida. Härra Belobrovtsevi endise sotsiaaldemokraadi, tänase keskerakondlase, ülemineku aken oli lahti, sai paremasse parteisse. Tema, ma saan aru, on teinud isegi mingi ettepaneku, vaatamata selle, et ta räägib sinust küll halvemini eesti keelt, tegi mingi sellise ettepaneku, et peaks nagu peatama selle protsessi ikkagi kuidagi või? No see on jällegi huvitav. Aasta aega enne valimisi, vana hea plaat, Keskerakond ja Vene kool, eks ole, et see on vana klassika, mis on justkui toonud läbi aja neile hääli. Mis härra Belobrovtsev täpsemalt ütles, et oli mingisugune venekeelne podcast, mitte mingil juhul ta ei ütle seda eesti keeles välja, et mitte ärritada eestikeelset valijad, aga kuskile segmenteeritult eraldi vene keeles ikka öeldakse, ikka on halb reform ja ikka see, et osaliselt pööraks seda tagasi, et ta siis mõtles siis täpsemalt 4. ja 5. klassid. Seal on väga suur vahe, et Kristina Kallasel nagu ka mul, kui ma olin abilinnapea, et meil on andmed, statistika, igasugu tulemused, kuidas on siis üleminek kulgemas ja on tõesti näha, et 4. ja 5. klassid, seal on väljakutseid rohkem, seal on pinget võib-olla natuke rohkem ja siin on vaja rohkem tähelepanu, rohkem ressurssi suunata, see on see, mis me oleme öelnud. See ei ole täpselt see või see ei ole kindlasti see, mida härra Belobrovtsev ütleb, et pöörme tagasi. Et see ei kõlba kuhugi, probleem on selle juures see, et tegu on number 2 erakonnaga populaarsuse järgi, terendab... Mitte kauaks.
no et saame näha, aga ikkagi aasta pärast on valimised ja siis istub härra Reinsalu, härra Kõlvart võib-olla, kui realiseerivad need tulemused ja räägivadki läbi, kuidas üleminek on ikkagi halb või siis hea, vaidlevad selle üle ja kas on võimalik siis midagi teistmoodi teha, tagasi pöörata. Aleksei, Eesti 200 teeb head tööd, nagu me näeme hariduses, tunnistavad inimesed tänavalt, tunnistavad spetsialistid ja asjatundjad, sealhulgas mina, aga populaarsust see pole toonud. Kas see populaarsus tuleb siis, kui hakkab see eestikeelsele haridusele ülemineku vili pead looma või peaks ta tulema juba enne Riigikogu valimisi järgmisel aastal? Ma arvan, et üldiselt süsteemi muutmisega ja reformi tegemisega populaarsust ei saa ei täna, ei enne valimisi ega ka siis, kui reformid võib-olla õnnestuvad. Et see kõik on lihtsalt nii pika perioodi peale, et inimestel on siis keeruline kokku panna, et kes on siis vastutanud ja juhtinud ja kõike seda teinud. See enam hariduse valdkonnas on ju, keskmine õpetaja on ülekoormatud ja kui sa teed palju muutusi korraga, aga käimas on ju päris mitu haridusreformi, siis tegelikult päris mitmes koolis on keeruline seda korraga kõike ellu viia. Kuskil lonkab, ma ei tea, koostöö kohaliku omavalitsusega, kuskil on juhtkonnaga väljakutseid, kuskil liigub õpetajaid liiga palju ja õpetajad ju koolituvad pidevalt, et ei olegi magistrikraadi õpetaja, kutset ei ole ja ikkagi suurte muutuste tegemine samal ajal ta tekitab pingeid igal juhul ja see on ka see, et isegi kui lõppeesmärk on hea, kui päeva lõpuks me näeme tulemusi mõne aasta pärast, saab tõdeda, et reformid on õnnestunud või osaliselt õnnestunud, et usun, et leiva peale seda võina määrida ei saa mitte kunagi. Samas oleks kõige kurb ju, kui Eesti 200 saaks tunnustuse postuumselt. Mida erakond kavatseb ette võtta, et Riigikogus tagada järgmises koosseisus ka piisavalt kohti, et olla mõjutaja? Ma arvan, et Eesti inimeste peamine mure on siin viimasel ajal olnud kõik sellel majanduslikul teljel. Et kui me ootasime siin aasta aega enne valimisi kõikide tehtud otsuste kumulatiivset positiivset mõju inimeste eludele, siis tuli ajaloo või viimase 15 aasta külmim talv, algas sõda Lähis-Idas ja see kõik on jällegi mõjutanud meie inimeste võib-olla hakkamasaamist ja majanduslikku stabiilsust. Et see on see, mille peale nii Eesti 200 on kõik üles ehitanud kui ka Reformierakond tegelikult. Aga et Eesti 200 on see täiendav moment, et oleme hästi selgelt liberaalid sotsiaalsetes küsimustes, seisame inimeste vabaduste eest, seisame naiste õiguste eest, seisame vähemuste eest olla siis väärikalt võimalust elada täisväärtuslikku elu. Ma arvan, et kui inimesed hakkavad aru saama, et seda hakatakse ära võtma, kui meenutame, et igasugu Isamaa, EKRE, Keskerakonna juhtimist, siis seda ka tehakse. Ja siis, kui inimesed hakkavad tajuma, nägema, tundma, et see on käest libisemas, ma usun, et ka Eesti 200 relevantsus tõuseb. Ja et ikkagi lootusrikas kõik võimalused, mida on võimalik kasutada, peab ära kasutama. Mina usun liberaalsesse Eestisse ja kui Eestis on üks erakond vähem, mis võitleb ja seisab inimeste vabaduste eest, Ukraina toetamise eest, hariduse eest, et see kõik on kurb uudis väga paljudele inimestele, mida kohe võib-olla ei näegi, aga mingi hetk hakkab tajuma.